Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 10-ga. Sauade 10 on raske koormakaart. Te kas ise olete endale võtnud liiga palju kohustusi ehk raske koorma või on teile see pandud, näiteks töö juures palju ülesandeid, rabate nagu loom, aga palka saate 1 inimese eest. Aga teete ära mitme inimese töö. Edasi tuleb see julguse kaart või jõukaart, aga teil on praegu igal juhul jõudu sellega hakkama saada. Edasi peale jõukaarti tuleb saatuse ratas. No elul on üllatusvaruks teile, et nii kuidas seda ratast keerata, nii see elu keerab. Et universum, ma arvan, et näeb seda, et teil on nii suur koorem, et te hakkate murduma selle all, kuigi praegu te jaksate seda veel kanda. Siis ta lihtsalt üllatab teid mingil positiivsel moel. Kas seda koormat kergendatakse või tuleb hoopis midagi uut? Sest kõrval on siin sauade kuningas. Sauade kuningas on oma ideele pühendunud. Tema tegelikult teisi inimesi väga ei kuula. Tema teeb seda, mida ta heaks arvab või selles mõttes, mida ta õigeks peab. Et talle teiste inimeste arvamus ei loe. Ja kui teil tuleb mingi hea uus idee, võt siis jälgige tema eeskuju. Et jääge endale kindlaks, ärge arvestage selles mõttes, ärge kuulake neid, kes ei ole teiega nõus, vaid minge oma veendumuste järgi edasi. Kui praegu teil on raske koorem ja võib-olla tunnete tõesti seda, et olete väsinud, siis siin alumises reas on tähekaart ja tähekaart räägib tervenemisest, räägib nagu edust, kõigest sellest. Kõik saab nagu korda selles mõttes, et mis on raske läheb kergemaks, mis oli katki, saab terveks, tervis paraneb. Et kõik nagu on positiivne ja tähekaardiga on ka see, et nagu selle tavalise taevast kukkuva tähega saab, inimesed soovivad tavaliselt, kui nad näevad langevat tähte. Siis ka selle tähekaardiga te võite ikkagi soovida endale ka midagi. Ma ei tea, kergemat tööd, paremat tervist, mida iganes, mis teile kasuks tuleb. Igal juhul on lugu nii, et teie olete oma tööülesannetega või mõne muu ülesandega hakkama saanud väga hästi. Seda märgatakse ja teid tunnustatakse. Sellepärast, et see sauade 6 siin on tunnustuse kaart, ta on võidupärja kaart. Ta on selline kaart, kus inimesed märkavad, ta ainult ei patsuta õlale, vaid see on ikkagi nagu mingi suurem tunnustus. Et võib-olla see saatuse ratta üllatus ongi see, et te ise ka ei oska arvata, et te oma töö eest rabate ja rabate, kannate seda koormat, tegelete võib-olla seal ka igasuguste hobidega, kuulute võib-olla mõnda seltsi veel, et keegi seda märkab ja teile tunnustust selle eest avaldab. Võib-olla ma ei tea, kuidas seda tänapäeval tehakse. Antakse võib-olla ümbrikpihku, saate mingisuguse muu tänukirja. Ma ei ole sellega väga hästi kursis ja ma ei tea ka seda, mis valdkonnas te nii oma tunnustuse saate. Aga igal juhul tunnustus on, et teie panust märgatakse ja hinnatakse kõrgelt. Ja viimane kaart selles lugemises on karikate 6. Karikate 6 räägib nostalgiast, räägib minevikku ehk lapsepõlve vaatamisest. Võib-ollagi lähete kusagile sinna lapsepõlvemaadele vaatama oma lapsepõlve kodu, külastama lapsepõlve sõpru, võib-olla kohtute kellegagi juhuslikult, võib-olla keegi helistab, tahab külla tulla või ütleb, et olen näed siin kandis. Lähme kohvikusse, teeme väikse kohvi, räägime juttu, kuidas kellelgi läinud on. Et ühesõnaga see on nagu nostalgiaradadel käimine, mälestuste heietamine, võib-olla vanade albumite vaatamine, meenutamine. Selline väga tore.
ja kui see nädalavahetus on, mina ei tea, minge siis, kui teil võimalik on. Külastage seal midagi ja kedagi. Ja võib-olla teil on vanavanemad seal või mõned sugulased, keda te pole ammu näinud. Et see on midagi sellist. Väga ilus nädal, kuigi algas sellise koormakaardiga, aga küllap on sellel suurel töökoormusel ka mingisugune oluline roll teie elus. Et te peate seda koormat vedama, praegu teil selleks jõudu ja jaksu on ja saatuse ratas teeb oma üllatuse. Ja võib-olla tulevad ka mingid uued võimalused, uued ideed. Ja tunnustus on tore, kui te ikkagi märgatakse seda, et teie oma panuse annate ja olete nagu selles südamega pühendunud sellele, mida te teete. Et siis on ju tore, kui keegi seda märkab. Üleüldse on tore, kui keegi meid märkab. Tuli selline nädal. Aitäh teile, et olete minuga. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.